tegelikult hakkasin lihtsalt hästi hilja jooma, kuna mu isa oli nagu ikkagi selline vaimselt vägivaldne alkohoolik, siis ma vist jõin esimest korda üldse, kui ma olin 21,5. Et ma üritasin, ma kartsin, et ma muutun samasuguseks, eks mul mingid jooned on olemas, ma arvan, et see alkohol väga palju utreerib tegelikult neid jooni ka. Et mingis mõttes saad sa iga aastaga üha lähemale sellele eale, millises eas oma isa tundsid, on ju. Et mina mäletan teda vanusest 40, ma ei tea, et ikka avastad aasta-aastalt, et kuidas sa aevastad või köhid või lõhnad, et see meenutab sulle nagu seda isa, keda sa tundsid, kuna sa oled jõudmas samasse vanusesse. Et ma nagu kartsin seda linki temaga. Aga mul seda alkoholi sõltuvuse geeni nagu ei ole, lihtsalt mis mind võib-olla tõukas mingil hetkel seal alkoholi juurde oli selliselt, et nii halb oli olla kogu aeg. Et mul ei olnud seda, et ma pean jooma või et mul keha hakkab värisema või et ma oleks kuidagi alkohoolik. Siiamaani ei ole, et võin võtta klaasi või 2 ja aeg-ajalt ikka võtan, aga mis see halb on? No lihtsalt sa tunned ennast, mõtle võib-olla saage seda aru, et sul nagu halb on olla, et nagu sellised suitsiidiperioode või sellised hetki, kus ma olen tundnud, et nagu ma üldse ei taha elada või mul on tõesti nagu kohutav, ma lihtsalt tahaks nagu magada ja mitte kellelegi vastata ja lihtsalt sulgeda oma tuppa ennast, on ka olnud, aga lihtsalt kui sa ikkagi tunned, et sa oled alkoholist peaga või purjus peaga või siis ma ei tea, mingid mõnuaineid tehes ikkagi nagu päriselt sina, et nüüd hakkame elama vaata või nagu, siis tähendab seda, et sa peaks tegema ikkagi nagu endaga väga palju tööd, et see vahe, mis mul praegu on sellega võrreldes, kui ma olen kaine ja purjus, see on nagu nii väike, et ma isegi tunnen, et mul ei ole nagu tahtmist nagu eriti tihti napsu võtta, et see olema nagu väga hea sõbra sünnipäev või eriline sündmus. Aga varem oli see ikkagi nii, et ma olin kusagil siin ja siis ma olin järsku siin, kui ma jõin. Et praegu on selline tunne, et see peab olema tõesti nagu väga hea põhjus ja isegi siis mul on mõnikord selline tunne, et kurat, see ei olnud seda väärt, kui ma tunnen, et ma järgmised 2 päeva olen nagu kehvem versioon iseendast. Et see, ma arvan, et see ongi see asi, et kui sa oled nagu vaimselt haige või omadega väga, vabandusväljenduses, nagu sitas kohas, siis see alkohol tõstab sind nagu nii palju kõrgemale. Et kui sa oled heas kohas, siis see alkohol võib-olla natukene loob meeleolu, aga see vahe on nagu nii palju väiksem. No öeldakse, et inimese tegelik mina tuleb siis alles välja, kui ta täis on, et kes muutub, kõik teavad inimesi, kes kardinaalselt muutuvad. Tihtipeale on see, meeste puhul eriti kardinaalselt agressiivsemaks, mõni muutub väga lõbusaks ja selliseid erinevaid väljundeid sellel on, aga mõni inimene tõesti, ta võib olla terve öö tina pannud, ega sa väga nagu aru ei saa, et ta kuidagi teistmoodi on, et võib-olla keel on pehme, Ei mul sellist võib-olla transformeerumist nagu mingisuguses mõõdukas joobes küll ei ole, et võib-olla natuke lõbusamaks, mingi piirini võib natuke nõmedamaks, aga pigem vist talutavaks olen jäänud, eks igast episoode on kunagi olnud, aga ütleks, et olen õppinud viimase 35 aasta jooksul siis enda mingisuguste disorderitega või vaimsete häiretega nagu enam-vähem elama niimoodi, et ma tunnen küll, et praegu oleks küll mega kahju, kui see elu lõppeks. Et alati ei ole olnud sellist tunnet. Kas sa mõtled enda kohta niimoodi, et sul on mingi vaimne häire või sa oled kuidagi vaimselt haige? Ma ei tea, kas vaimselt haige, aga ma arvan, et lihtsalt on võimalik ennast elu olude sunnil lasta kanda, kas siis halbadest sõpradest, halbadest harjumustest või mingisugusest muust jamast, mis minust ei sõltu, nagu lasta ennast kanda kusagile rentslisse, kui ma ei vaata enda üle. Et ütleme ausalt, ega see viimased 5 aastat on olnud üsna keerulised, on igasugused jamasid olnud, otsese eellase enesetapp ja ütleme, sellest kõigutavad. Aga mingil hetkel sa pead lihtsalt laskma ka nagu lapsepõlvest ja neist traumadest nagu lahti ja elama lihtsalt edasi või siis. Jah, ongi nii, et mingil hetkel tuleb kas mitte andestada, aga panna see viha kas või enda kasuks nagu tööle. Et nii on, et sa ei saa igavesti olla kuri, et üks tuttav oli rääkinud oma nüüd juba vist ex-girlfriendiga, aga et et tal on sellised jamad, et need tulevad tal lapsepõlvest. Ja siis see neiu küsis vastu, et nagu vana sa oled, et ma olen 33. Aga siis tegele sellega, et sa ei saa selle pärast olla nagu selline inimene, et sind 6-aastaselt võib-olla ei armastatud piisavalt või isa ei võtnud piisavalt põlle peale või ei teinud sulle piisavalt pai, et mingis hetkest, eriti kui sul endal on järglased, sa pead ikka võtma nagu kätte ennast, et selline teiste süüdistamine, see võib viia kuhugi, aga see võib ka terve viha olla, et ma olen kuulnud erinevaid asju, et sa ei saa endas hoida viha või kellegi vastu
mingisugust sellist vimma. Ma arvan, et mingi piirini saad. Et see võib olla selline viha, mis paneb sind nagu tööle. Me oleme kuulnud sportlikust vihast kõik, on ju. Et ma arvan, et ma olen natuke rakendanud seda ka. Et kui sulle tekitatakse tunne, et sa oled nagu väärtusetu, siis sa mingil hetkel saad aru, et seda, võib-olla seda täit tunnet su hinges päris kunagi ei teki. Aga kui sa suhtud sellesse nagu tervelt ja katsud aru saada ja panna selle ambitsiooni või selle nagu tühjuse enda jaoks tööle, siis see võid olla päris edukas. No praegu sinu juttu kuulates muidugi tundub, et nii-öelda kõik juured lähevad ikkagi tagasi sinu isasse, on ju? Jah, ilmselt küll, jah. Ja, aga noh, laskumata... Ja Ants Roosan ütleks sulle kindlasti, et 7 põlve veel, on ju? Jah, vanaisa ja kõik ja seda no, jumal, on mulle öelnud ka. Aga laskumata siin mingi tohutusse teraapiatundi, et kas sa... No, sa ütlesid, et võib-olla sul on soodumus lasta nii-öelda ennast põhja kanda. Kas sa arvad, et kõikidel inimestel ei ole seda soodumust? Et ma tahangi nagu lahti mõtestada selle osa, et kas depressioon või vaimne häire on miski, mis on tõesti sinu ajus kuidagi teistmoodi või on see, et ütleme, mina ei ole depressioonis, on ju, aga kui ma nüüd võtan kätte ja panen pool aastat näiteks tina, on ju, siis ilmselt ma olen. Jah, tõenäoliselt küll. Kui sa tahad nagu lasta ennast põhja, siis see on võimalik seda teha. On võimalik siduda ennast nagu teadlikult minna, teha eksperiment kõigi mõnuainetega, mida sa kätte saad, tõmba ikka 5 päeva, tõmbasid töö kõrvalt ennast umbe, on ju, ja suhte inimestega, kes sa tead, et on sulle nagu halvad, kes on ettearvamatud, kellel sa ei saa loota, pane kogu oma feit nende peale, sa petud inimtunnetes, inimsuhetes ja ma arvan, et seda on võimalik nagu teadlikult teha, et ma ise tunnen, et ma olen võib-olla otsinud mingi kompensatsiooni nagu ülejäänud elust, et otsinud sama tüpaas, et kui sul on jäänud nagu vanemalt mingisugune armastus saamata, siis sa otsid elus neid samu, ma ei saa öelda, et arhetüüpe, aga selliseid samasugused inimesi, kelle siis nii-öelda heakskiitu on põhimõtteliselt võimatu saada. Ja kui sa jätkad selles mustris, siis ega sa nagu õnnelikuks ei saa, et sa mingi hetk pead sellest nagu lahti ütlema. Et ma ei tea, kuidas see minu puhul on tulnud, aga ma praegu tunnen, et ma olen nagu enam tervislik, et sellest on ikkagi nagu natuke kurb rääkida, aga ma tunnen, et ma pean, sest noh, ma olen mingis mõttes vaba sellest, et ma ei ole nagu mingisugune pop-laulja, kellel oleneks teenistus ainult kontsertidest, et võib-olla siis ma oleks nagu vähem vokaalne või oluliselt rohkem vait. Eesti esu.